ajad on ärevad. Ukrainas toimunu puudutab kindlasti ühel või teisel viisil meid kõiki. Meie seas elavad veel põlvkonnad, kes on ise kogenud teise maailmasõja ja sellele järgnenud ajastu koledusi. Meie seas on põlvkonnad ja nende seas ka ma ise, kes on kasvanud üles nende lugude najal. Ja meie seas on rohkelt neid, kes mäletavad laulvat revolutsiooni ja riigipöörekatset aastal 1991, mille käigus Eesti sai taas iseseisvaks. Me oleme palju kogenud ärevust inimestena ja rahvana. Ja nüüd on olnud palju muret ja valu Ukraina rahva pärast, aga kindlasti ka hirmu, mis saab meie maast, minu perekonnast ja minust. Esiteks, ma ei saa lubada, et kõik saab korda. Ma ei tea, kuidas läheb, kuid ma saan kindlalt lubada, et Jumal teab. Ma saan kinnitada sulle, kes oled mures, et Jumal valitseb endiselt. Jeesus on ette rääkinud, et sõjad ja raskused tulevad, kuid selle keskel on Jeesus ülimalt julgustav. Ma loen Luuka evangeeliumi 12. peatükist, salmid 4-7. Teile aga, oma sõpradele ma ütlen, ärge kartke neid, kes ihu tapavad ja pärast seda ei saa midagi rohkemat teha. Ma näitan teile, keda teil tuleb karta. Kartke teda, kellel on meelevald pärast tapmist heita põrgusse. Jah, ma ütlen teile, teda kartke. Eks müüda 5 varblast 2 veeringu eest ja ükski neist ei ole unustatud Jumala ees. Isegi teie juuksekarvad on kõik ära loetud. Ärge kartke, te olete enam väärt kui hulk varblasi. Jeesus ütleb mitut olulist asja siin. Esiteks, me oleme tema sõbrad, me oleme talle kallid. Nii nagu sõpradega jagatakse oma mõtteid, me võime just keeruliste aegade keskel hoida oma kõige ustavama sõbra ja päästja ligi ja kuulda, mida tema meile jagada tahab. Ja me võime olla kindlad, et ta jagab meile julgustust. Sest kuigi Jeesus kuulutab ette raskusi, on selles ettekuulutuses alati julgustus. Me tahaksime muidugi, et me saaksime elada oma mugavat elu. Aga oleme ausad, isegi kui ühiskonna tasandil on teatud mugavus teatud ajaperioodidel võimalik, siis vaadates oma elu individuaalses plaanis, me ei pääse siin elus kannatusest, valust ja surmast. Pattu langemise tagajärg on see, et maailm on patune, ta on kurjuse mõju all ja see tähendab meie surelikkust. Kuid Jeesuse omadena me ei sure igavesti. Meil pole vaja karta surma, sest me teame, et lõpuks selles surmas ongi võit. Aga ma tahan rõhutada, et me ei pea ka elu kartma. Piiblis on väga paljudes kohtades öeldud, ära karda. Tänases päevas on meil valida. Kas me oma mõtetes anname alla, valmistume surmaks ja elame selles pinges, millal see kõik kohale jõuab, või me otsustame, et me elame. Ma tahaksin sind julgustada, ela, kui sulle on elu antud. Ela tänases. Ole tänulik tänase igapäevase leiva, kodu ja lähedaste eest. Ära lase hirmul võtta sinult ära seda, mis sul täna on. Esiteks ja kõige olulisem, tee oma suhe Jumalaga korda. Nii et kui sa peaksid surema, kas või homme, võiksid sa rahus minna. Teiseks, ütle täna oma armsatele, ma armastan sind. Palu täna andeks. Anna täna andeks, ära lükka seda edasi. Tee oma suhted korda teiste inimestega nii palju, kui see sinust oleneb. Ela.
täida oma ülesandeid seal, kus Jumal on sind kutsunud. Oma pere keskel, oma töökohas, oma koolis, oma kogukonnas, oma koguduses. Tegutsemine annab sulle jõudu. Jätka nii palju kui võimalik oma tavaliste tegevustega, aga lisa neisse nii palju kui võimalik hetki, mis sind üles ehitavad. Viibi looduses. Kuula muusikat, ülistusmuusikat. Kuula mõnd julgustavat jutlust. Viibi vaikuses. Jaluta. Liiguta ennast, sest mõõdukas koormus kehale annab ka hingele positiivse laengu. Jälgi, millises koguses sa kuulad ja vaatad uudiseid. Jälgi, mida sa endasse lased. Suur kogus hirmsaid pilte, halbu uudiseid võib voolata su ellu ja võtta üle sind täielikult. Ära lase sellel juhtuda. Piira uudiseid, fokusseeru Jumalale, rahuandjale, loe Jumala sõna. Olen just neil ärevail aegadel avastanud, kui päevakajalised tekstid on piiblis. Näiteks psalm 27. Issand on mu valgus ja mu pääste, keda ma peaksin kartma. Issand on mu elu võimas kaitse, kelle ees ma peaksin värisema. Kui kurjategijad tulevad mu kallale, mu liha sööma, mu rõhujad ja mu vaenlased, siis nad komistavad ja kukuvad. Kui sõjavägi seab leeri mu vastu, ei karda mu süda. Kui sõda puhkeb mu vastu, selleski ma loodan tema peale. Ja viimaks, teeni seal, kus võimalik neid, kes täna kannatavad. Kui saad teha midagi kannatuste leevendamiseks, isegi kui see on väike, annab sulle energiat ja jõudu ja sa koged, et sa ei ole käed rüpes pealtvaataja. Selle asemel, et lasta hirmutada ennast saatanal, kui sa vaatad uudiseid, sa võid olla Jumala käsilane, sa võid olla Jumala käepikendus, tehes head, palvetades lakkamata ja olles Kristuse kuju siin kannatavas maailmas. Julgustan kõiki. Ärgem andkem alla, ärgem andkem maad kurjale, vaid andkem maad rahu Jumalale. Rohkelt rahu kõigile.